Noored on hukas, ajalehti enam ei loeta ja uudised ka enam kedagi ei koti. Selle taolist pealkirja kannab meediasüsti tänane konverents, mis toimub L'Astoria restoranis. Lähemalt räägitakse noortest, meediast ning kuidas tuua noori meediale lähemale. Võtame see ajakirjandusliku meedia, kui palju loevad noored uudiseid? Kui võtta aluseks see, mis ma täna lauas kuulsin, siis nad ikka loevad, aga nad valivad, mida nad loevad. Ma arvan, et noored tarbivad meediat väga hoolega, keskenduvad eeskätt sellele infole, mis jõuab nendeni sotsiaalmeedia kaudu. Konkreetselt selliseid uudisekanaleid Eesti omas ilmselt väga palju ei jälgi, sest tõesti suheldes noortega tundub, et nad pigem on kursis, mis toimub rahvusvahelisel tasandil kui siin meil kodumaal. On siit ka jäänud kõlama see, et noored on leidnud endale enda kanalit, enda mingisugused väljundid. On siis Instagram, kus eelistataksegi vaadata pilte või siis YouTube, kus eelistataksegi vaadata videosid. Et noor kindlasti ei ela kuidagi niisuguses mustas augus, aga lihtsalt ajakirjanike poolt vaadates klassikalist sellist uudiste tarbimist ei ole. Aga miks see on läinud niimoodi, et rohkem vaadataksegi välismaist pilti ja loetaksegi vähem uudised ja rohkem suundutakse näiteks YouTube ja sellistesse keskkondadesse? Eks iga põlvkond on erinev ja tänane ühiskond on väga kiires muutuses, infot liigub väga palju väga erinevates kanalites. Ja mulle endale tundub, et eks noored tarbivad uudiseid täpselt sealt, mis on neile kõige kiirem, kõige mugavam ja kõige kergemini aru saada. Kui tõsine on see teema ikkagi, et tänapäeval noorte häält ei kuulata ja täiskasvanud teevadki nende hääle maha ja noored ei julge enam esineda oma sõnavõttudega? No, mina julgen öelda, et see ei erine mitte kuidagi 50 aasta tagusest ajast või 100 aasta tagusest ajast või 1000 aasta tagusest ajast. Et ma pigem arvan, et vanem inimene on ennast alati targemaks pidanud kui noor inimene ja siin ei ole vahet, kas tegemist on Eestiga, on tegemist ülemaailmse kliimaliikumisega, hipindusega, kus ka mida edasi teeks noored pigem, et alati leiab inimese, kes viriseb, alati leiab inimese, kes teeb maha, mis saab noortele öelda, et neil on hääleõigus nüüd kohalikel valimistel nooremane kui kunagi varem on olnud, 16 aastat saab hakata juba oma kogukonna küsimustes kaasa rääkima, et pigem võiks öelda, et neid hääle kuuldavaks tegemise võimalusi on ainult juurde loodud, et nüüd on pigem väljakutse siis noortele, et tehke see enda hääl kuuldavaks, et teiega hakatakse üha rohkem arvestama ja ärge heitke meelt, kui üks või 2 või 3 vanemat meest või naist teile midagi ette heidavad, et elage enda elu nendest standardite ja väärtuste järgi, mis on teie jaoks olulised, uskuge nendesse. Ja küll teised tulevad lõpuks kaasa, ütlevad, et polnudki noortel nii halvad mõtted, kui ma alguses mõtlesin või kui nad isegi nii ei hakka mitte kunagi arvama, siis sellest maksast ikkagi ennast väga morjendada. Et kui leiad mõttekaaslased, siis see on kõige tähtsam. Ma arvan, et ta ikkagi mingil määral on põlvkondade vaheliselt kahjuks. Et kindlasti vanemad inimesed ei mõista noorematega ühist keelt. Võib-olla nad alahindavad noori, peavad neid mingites asjades, et nad arvatakse, et nad ei oska kaasa rääkida, aga ma arvan, et seda noorte potentsiaali alahinnatakse, nad suudavad rohkem. Nad peaksid selles mõttes rohkem kuuldavad olema. Et noortel on tegelikult väga lahedaid mõtteid ja sellepärast nad peaksidki igal pool rohkem kaasa rääkima, siis saavad ka teised teada, et nad ei istu ainult oma nutitelefonis ja ei surfa mõttetult ringi, vaid neil on ikka täiesti tõsised mõtted peas ja neid huvitavad tegelikult ka tõsisemad teemad. Nüüd paistab küll, et praegu on mingi selline lõhe läbi jooksnud. Kas võib-olla isegi mitte noorte mõttes selles mõttes, kes on alaealised ja veel kooliõpilised põhikoolis gümnaasiumis, aga ka isegi minu vanused sellest 20-ndates ja minu vanustes oma vanemate generatsiooniga näiteks. Et meil on mingid erinevad väärtused ja et me saame sünnipäeval ja jõululauas küll kokku ilusti, aga et kohe, kui teema läheb poliitikale või mingisugustele vabadustele, ma ei tea, on see, kas kooseluseaduse teema on või mingisugused muud sellised ühiskondlikud teemad, siis me kipume tülli. Me ei oska, me kuidagi ei saa ka aru, miks me ei saa aru üksteisest.
ja mulle need maailmad nagu põrkuvad. Ja seda ma näen natuke ka tõesti meediapildis ka, eriti kui siin on kliimadebatid olnud, seda mul on kurb vaadata, kui noortele ütleme 1-0 ära tehakse ja see suhtumine on nagu umbes see, et noor räägib siis, kui vana pissib ja see ei kõlba kuhugi. Jah, see kõrvaltvaatajale ilmselt nii võib tunduda, ise olles noortevaldkonnas tegev, kui ikkagi noorsootöötajad ja noortega kokku puutuvad täiskasvanud vähegi harjutavad ennast sellega, et kuulaks noorte arvamused ära, isegi sel juhul, kui nendelt midagi küsida ja nad esialgu ütlevad, et ma ei tea või mind ei huvita, ikkagi kuidagi jututeema olulistele uudistele viia, siis tegelikult tuleb välja küll, mida noored mõtlevad ja nad väga hästi suudavad ka välja näidata ja jagada oma arvamust. Mida saaks teha just noorsootöötajad, et tuuagi noori lähemale ajakirjandusele? Kindlasti noortega lihtsalt vesteldes päevakajalistel teemadel, et mitte ainult uurida, kuidas koolis läheb või mis noore enda igapäevaelus toimub, see on ka loomulikult väga oluline selle töö juures, aga kui noorsootöötaja ise hoiab ennast kursis, mis toimub, kust allikast, mis infod on leidnud ja seda noortele jagades, näidates, eks nii tasapisi need noored tulevadki nende kanalite. Mida sa tänasest ise endaga kaasa võtad ja viid siis näiteks Õhtule toimetusse? Et kuna ma olen sellel aastal käinud väga palju koolides tegelikult rääkimas meediast ja ajakirjandusest, siis tänane otseselt ei suutnud üllatada, aga kinnitas seda, mis meil endal nagu veendumused ongi see, et noortega tuleb suhelda nendes keskkonnast, kus nad on, ja tuleb suhelda viisil, mis on noortele vastuvõetavad. Ja need ei ole viisid, millega traditsiooniline ajakirjandus, siis nüüd just ma rõhutan, ajakirjandus on harjunud. Ja need on asjad, mida tuleb hakata õppima, kus toimetused tõenäoliselt peavadki palkama võib-olla mitte päris alaealiseid, aga võib-olla ka alaealiseid töötajaid, kes õpetaks, kuidas suhelda, millises vormis suhelda, kuidas mingeid asju kokku monteerida ka niimoodi, mis ei ole, ma ei tea, klassikaline teleuudis, aga mis on just see, mida kõige laimas plaanis noored on siis harjunud vaatama, sellepärast, et kui sulle miski ei meeldi, miks sa peaksid hakkama sellega kuidagi suhestuma, et sa hakkad ikka suhestuma ja tarbima neid asju, mis sulle meeldivad. Ja meie jaoks on lõppkokkuvõttes see, et see oleks Õhtuleht. Ja jällegi mitte Õhtuleht paberlehena, mitte Õhtuleht veebina, mitte Õhtuleht YouTube'is, vaid Õhtuleht tervikuna. Olles seal, kus on inimesed, kellele info pakub huvi ja pakub huvi see, mida me teeme. Ma arvan, ma mõtlen ikka. Kindlasti ma räägin toimetuses, mis me täna siin rääkisime. Ja ma vaatan, kas või vähemalt hakkan jälgima neid lehekülgi, kus on näha noorte tegevusi. Ja püüan teadlikumalt küll uurida, et mis teid huvitab ja mis teid puudutab. Aga ma ütlen veel, kuulge rääkige ise ka oma asjadest.